tumedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulama õudus- ja ulmejutu vestmis podcasti Tumedad tunnid suure suvise järjejutu 5. ja ühtlasi viimast osa. Aasta on 2026. Mina olen saatejuht Priit Öövel. Kui sattusid siia kogemata, siis mine esimese osa juurde ja kuula, kuidas asi alguse sai. Ma loen teile viimase osa Häli Kivisilla muinasjutulisest armastusloost Siidisärki kuldakörti. Pööripäeva eelõhtu jõudis kätte. Põrgu õhk kajas sepa haamri löökidest, käiade vingumisest ja kirinast, millega mõõku, odasid ja muid sõjariistu teritati. Istusime vanaema ja ööviuga peamaja verandal ja lasime kirsikoogil hea maitsta. Ööviu oli mulle öelnud, et kirsikook oli vanaema lemmik ja ma olin meile 3 terve plaaditäie küpsetanud. Nii et polnud teil õnne needuse murdmisel, sõnas vanaema. Ma raputasin pead. Siis tuleb võidelda. Vanaema hääles oli iseäralik rõõmutuhin, nagu oleks lahingu väljavaates midagi närve kõditavalt erutavat. Ööviu naeratas ja ta hambad laksatasid üksteise vastu. Tema sõjariistaks oli oganui, mida ta vabadel hetkedel käte vahel keerutas ja mille lööke olid tunda saanud nii õlgedest valmistatud võitlusjukud kui mu maja taga metsas kasvav pappel, mida ta korrapäraselt pilbastamas käis. Ööviu saatis mulle kavala pilgu. Sõna on liikvele läinud, et põrgu emand tuleb ka lahingusse. See on põrguliste võitlusvaimu 3-kordseks kasvatanud. Seda oled sina laterdanud, vastasin ma. Ma vaid paarile paharetile mainisin, et tegin sulle sõjarüü. Ma tõusin ja ringutasin. Vanaema võib ülejäänud koogi ise ära süüa, sõnasin ma vanale naisele. Ööviu toob kandiku koju. Koju, ütles vanaema. Kas põrgu on sulle nüüd kodu eest? See on mu uus kodu. Kõndisin üle silla maja poole. Vanaemal oli õigus olnud. Ma mõtlesin põrgust kui kodust. Ja oma kodu tuli kaitsta. Kambrisse jõudnud, otsisin kõik vajalikku välja ja sättisin lauale. Mu sõjarüüks oli needitud tuunika ja pikad tugevast nahast püksid, nahast saapad, pikendatud kaelaosaga kiiver, mõõk ja vöö, kuhu mõõk kinnitada. Ma avasin öökapi sahtli ja võtsin sealt välja pikkadeks ribadeks lõigatud linase kangarullid. Sellele asetasin topsid haavasalvidega ja vere peatamisõlidega. Kui ma käe uuesti sahtlisse sirutasin, puudutas see vastu tuttavat metallkarpi. Tõmbasin karbi välja ja istusin voodile. Esimest korda pärast laulatuse vaatamist avasin karbi ja võtsin peegli pihku. Viimane kord, ütlesin ma endale, et nendega kas või kaugelt Jumalaga jätta. Näita mulle ema ja isa, ütlesin ma. Peeglisse ilmus meie tare. Nad istusid kõik õhtusöögilauas. Tavaliselt oli see vaikne aeg, mida ilmestasid vaid lusikate usin klõbin taldrikute vastu. Täna oli vaikus sügavam
õhk rasketest väljahingamistest kurbust täis. Ema silmad olid aukus ja nägu kahvatu. Isa ees lebas ajaleht, mis oli lahti linna puukooli kuulutuse koha pealt, kus muu hulgas kiideti ka uut sügisõunasorti. Isa luges seda, lusikaga mõtlikult suppi segades. Näita mulle Ainot. Mu hääles puudus kirg, samuti viha. Seekord istus Aino tagakambris, hambad rusikasse vajutatud. See oli esimene kord, kui ma teda nii tigedana nägin. Saatsin peegli Margust otsima. Too istus Laubertite talu eeskambris ja noppis pruudipärja küljest viimaseid hõberahasid. Seejärel viis ta hõberahad linna ja vahetas rublade vastu, millega ta panka suundus. Käskisin peeglil lähemale liikuda ja lugesin pangapaberit, mille Margus ametniku ette lükkas. Võla tasumise kokkulepe, osaline makse, oli selle päises kirjas. Mu kõhus hakkas keerama. Peegel, näita mulle, mis Aino ja Marguse vahel enne juhtus, käskisin ma peeglit. Peegel näitas mulle kohusetundlikult Laubertite magamiskambrit, kus Aino voodi ees seisis ja pisar silmi Marguse otsa vaatas. Ole sa neetud, sa võlgade all siplev ussike. Sa lubasid mu linna viia ja vabrikandi prouaks teha. Selle asemel maksan ma sinu tehtud võlgu. Ta sõrmed kobasid närviliselt pruudipärja hõberahasid. Sinu kaasavarast jääb üle nii paljugi, et me endale õmblusvabriku saame osta. Käratas Margus vastu. Oleks ma teadnud, et Laubertite talu võlgades on, oleks ma kaasavara endale jätnud ja üksi linna läinud. Nii ruttu on sul kirikuõpetaja sõnad meelest läinud. Pidime ju üksteist hoidma ja õnnelikult koos elama. Mis hoidmisest ja õnnest sa siin räägid, kui sa mulle suu sisse valetasid? Voot, kes räägib. Müüsid oma hinge ei tea kellele ja jätsid Eeva vanasarviku kätte. Ja seda kõike õmblusvabriku pärast. Aino viskas pärja Marguse pihta, kes selle osavalt kinni püüdis ja siis magamiskambrist kadus. Aino potsatas voodile istuma ja pani rusika suhu, summutades sellega vihakarje. Ma panin peegli tagasi karpi. Nii väga, kui ma ka tahtsin Ainot lohutada, ei leidnud ma endas piisavat kaastunnet. Nii väga, kui ma tahtsin ta üle kahju rõõmu tunda, jäi naer mu kurku kinni. Pööripäeva hommikul tõi õrjetu mulle ja Akslile saduldatud hobused ja me läksime kuuekesi peamaja juurde, kuhu oli juba kogunenud paharitiplikade ja põrgupoiste vägi. Me kõik olime sõjariides. Vanapagan oli juba raud ja mära seljas keset õue. Tema ümber oli kogunenud põrguliste vägi. Vanapagan tõstis mõõga välja sirutatud käes üles ja hüüdis. Piimajõe äärde, lahingusse! Paharetid ja põrgulised vastasid sellele kõrvulukustava võitlushüüuga. Vanapagan tõmbas ratsu tagajalgadele ja röögatas. Niipea kui hobuse 4 kapja maad puudutasid, sööstis mära minema kui keravälk ja kadus peamaja nurgakivi sisse tekkinud prao vahele. Ma kannustasin oma hobust ja Aksel samuti. Koos galopeerisime me minema, terve paharettide ja põrguliste vägi meie järel. Lahing polnud veel alanud, kui me Piimajõe äärde jõudsime. 2 vaenuväge seisid teine teisel pool jõge. Väeosad pikki jõekaldaid välja sirutatud. Vanaema oli uduloori jõe kohalt tõstnud ja keskendus Piimajõe taseme hoidmisele. Punaste kuradite vägi laius üle lõunasse ulatuvate voorete.
ühe voore ümber oli neid eriti tihedalt ning kui ma aksli ulatatud pikksilma võtsin, nägin seal Gaultieri ja punast kuradit, kelle sarved olid veelgi vöödilisemad kui Gaultieril. Keegi karjatas ja ma vaatasin selle suunas. Üks punane kurat oli piimajõkke viskunud ja lahustus seal aeglaselt, korisedes ja vulksudes. Piim tema ümber värvus korraks heleroosaks, aga muutus tagasi valgeks, kui kuradi pealuu piima sisse vajus. Nad on piima tugevust proovinud juba auvalgest saati, sõnas Aksel. Kui palju meil aega on? Mitte palju. Vanapagan noogutas mulle ja Akslile ning suunas mära paremale, kus jõe kallas oli madalam ja jõgi kitsam. Temaga koos läks paarisajast põrgulisest koosnev jalavägi. Aksel võttis mu käest kinni. Viimane võimalus lahkuda, ütles ta vaevu kuuldavalt. Ma raputasin pead ja pigistasin tema kätt. Vastumeelselt lasi ta mu käe lahti ja ratsutas pahemal asuva madala luiteni. Sinna jäi ta seisma, selg sirge, käsi rahulikult ratsmeid hoidmas. Mind oli jäetud kõrgele seljakule ning ehalõim ja ööviu seisid minu külgedel. Me seisime seal tunde. Keskpäevane päike soojendas turviseid ja peegeldas vastu punaste kuradite kilpidelt. Aeg-ajalt kostis karjeid ja korisemist, kui järjekordne kurat piimajõkke hüppas. Meie read seisid vaikuses, samas kui punased kuradid oma keeles meie pihta rõvedusi karjusid. Järsku kõlas mu peas vanaema hääl. Olge valmis, lehmapiim saab kohe otsa. Saatsin pilgu pahemale ja paremale. Nii vanapagan kui Aksel olid käed mõõga käepidemele liigutanud. Üks punane kurat tormas seda nähes jõkke. Ta jalad lahustusid, aga torso jäi veepinnale hulpima. Gaultieri ja peakuradi komandostaabist kõlas kime vile. Punased kuradid tormasid jõkke. Esimesed neist lahustusid piimas osaliselt, aga nende asemele ja nende peale tuli aina rohkem kuradeid. Edasi! Karjusin ma mõõka üles tõstes. Vanapagan ja Aksel olid juba jões ja taplesid elusate kuraditega. Lasksin ruunal seljakust alla libiseda ja ajasin ta jõkke. Minu ees ronis aeglaselt lahustuvate kuradite kuhjale üks, kes oli enam-vähem terve. Ainult tema sabaots ja vasak labajalg olid kõndiks muutunud. Möirgasin kurgu põhjast tulevat möiret, võitlushüüdu, mida ma kunagi varem polnud julenud endast välja lasta, sest tüdrukud, isegi kui nad olid kihelkonna parima põllu- ja metsamaaga talutütred, pidid siiski viisakalt naeratama ja vaikides ootama, kuni neil rääkida lubati. Nüüd polnud mul kedagi, kes oleks mulle öelnud, et korralikud tüdrukud nii ei röögi ja mõõgaga nii ei vehi. Mu sisemus tõmbus pingesse nagu vedru. Langetasin mõõga ja lõikasin kuradi keskelt pooleks. Kurat langes jõkke, näol segadus. Siis oli tema asemele roninud teine kurat ja ma torkasin sellele mõõgaga rindu. Ma raiusin mõõgaga aina edasi ja minu kõrval tegid sedasama ööviu ja ehalõim. Punaseid kuradeid tuli aina rohkem juurde ja ma keskendusin võitlusele. Aeg-ajalt saatsin pilgu pahemale ja paremale, et näha, kus vanapagan ja Aksel olid. Punaste kuradite hord liikus järele jätmatult jõkke. Higi voolas mu kiivri alt ja mõõga käepide, mis oli nahaga mähitud, muutus märjaks. Mu käed väsisid ja möirged muutusid vaiksemaks, aga ma ei andnud alla. Mu ruun peksis kapjadega ette ja taha, tappes punaseid kuradeid sama tõhusalt kui mis tahes sõdalane. Emand! Hüüdis ehalõim ja näitas käega pahemale. Aksel oli täku kaela kohale kummardunud.
tema vasak käsi rippus vale nurga all ja katkisest turvisest nõrgus veri mööda ta kõhtu ja jalga alla. Aksel, hüüdsin ma. Ta ei kuulnud mind. Ööviu, hoia positsiooni, hüüdsin ma paharetile ja ajasin ruuna üle lirtsuvate surnukehade Aksli poole. Tema juurde jõudes nägin, kuidas ta kramplikult võigu rats meist kinni hoidis. Mind nähes läksid tal silmad pahupidi. Ma tõmbasin võigu tagasi kaldale ja õrjetu astus Aksli asemele. Tirisin Aksli täku seljast maha ja tõmbasin tal turvise seljast. Hoidsin käsi kõhu haaval, kuni 2 põrgupoissi verepeatus õliga immutatud riideribad ta kõhu ümber mässisid. Sosistasin Aksli kõrva tervendussõnu, mida vanatädi haigetele lastele alati pobises. Aksel mõmises. Poisid aitasid talle turvise taas selga. Saatsin kiirpilgu üle lahinguvälja. Vanapagan oli võitlushoos, keerutades mõõka ja tungides ikka kaugemale vaenlase ridadesse. Ööviu oli taandunud seljaku alla, aga võitles raevukalt edasi. Katsusin Aksli vasakut kätt. See oli liigesest väljas. Põrgupoisid võtsid asendid sisse ja kiire naksatusega oli Aksli käsi tagasi õigesse kohta liigutatud. Aitasin Aksli võigu selga. Tema suu oli kriipsuks pigistatud ja ta ägas vaikselt, aga ta oli elus. Jää siia ja saada kiviklibu Loitsi õele. Neid kuradeid on liiga palju. Ei, ma pean tagasi jõkke minema. Ma haarasin täku ratsmetest kinni. Sa pead klibu Loitsu lausuma. Sa oled ainuke, kes seda teab. Aksli hingamine oli pinnapealne. Ja siis võid sa minna, kuhu tahad. Aksel hingas sügavalt sisse. Kui ta suu avas, tulid sealt välja teravad, vilisevad helid, mis tõstsid Piimajõe kallastel oleva kiviklibu õhku ja saatsid need jõe kohale. Seal langes see õhukese kihina surnukehadele. Elavad kuradid hakkasid üksteise järgi maha kukkuma ja ulguma. Nende kabjad, mis klibu vastu puutusid, kulusid olematuteks ja sääred muutusid köntideks. Aksel vajutas jalad võigu külgedesse ja ratsu sööstis edasi. Naeratus hiilis mu näole. Prantsusmaa kuradid peavad palju kangemalt proovima, kui nad temast jagu tahavad saada. Hüppasin ruuna selga ja võitlesin end ööviu kõrvale. Kuidas vanaemal on? Küsisin ma paharetilt. Too naeratas oma terava hambulist naeratust. Vanaema on sitke nagu sadularihm, vastas ta. Küll ta vastu peab, aga klibu Loits aitab kaasa. Ma äigasin käega üle silmade ja mu pilk jäi vanapaganal peatuma. Kas see pole kummaline? Küsisin ma ööviult peaga vanapagana poole noogutades. Võrgu isanda ümber oli moodustunud ring, mida ei läbistanud ükski sõjariist ega punane kurat. Nad hoidsid end temast aupaklikule kaugusele ja ei proovinudki teda haavata. Ööviu purustas liiga innukalt edasi tungiva punase kuradi pea ja vaatas minu näidatud suunas. Vägagi, ütles ta mõtlikult. Vanapagan ajas mära üle kuradite kuhila ja vaenuväe sekka. Nende seas tekkis segadus ja ma nägin vanapagana käsivarrele vereniret tekkimas. Kohe tõmbusid punased kuradid tagasi ja pagesid üle jõe. Vanapagan kihutas neile järele. Ta jõudis jõe vastaskaldale ja ajas mära sellest üles. Ei! Hüüdsin ma. Aksel oli mulle selgitanud, et loitse saavad kuradid kasutada ainult oma põrgu pinnal. See tähendas, et mu äi võis Prantsuse kuradite hävitusloitsu läbi kohe surma saada. Ometi ei juhtunud temaga midagi, kui ta täies traavis üle voorete tormas. Saatsin pilgu Aksli poole. Tema ümber käis metsik möll ja kuradid pressisid end kindlameelselt üle jõe. Korraga kõlas pikk vile
ja punased kuradid taandusid. mis toimub? Küsisin ma eha lõimult, kes oli tapri langetanud ja pühkis verd ja higi näolt. Parlamentäär, läbirääkimised, sõnas paharett. Nüüd. Vaatasin segadusse sattunult, kuidas punased kuradid aksli juurest tagasi oma kaldale taandusid. Nad olid peaaegu meie põrgu pinnale saanud. Vanapagan traavis jõe juurde, punased kuradid tema ees 2 lehte vajumas. Ratsutasin aksli juurde ja me läksime koos üle jõe. Kui me kaldast üles saime, oli vanapagan juba seal. Ta käsivarres veritses ikka veel. Punaste kuradite vahelt ratsutasid meie poole Gaultier ja peakurat. Gaultier kandis nahkkindaid ja hoidis mõõgast kinni vasaku käega. Mis toimub? Miks me läbirääkimisi peame? Küsisin ma akslilt. Too hoidis oma vasakut kätt külje vastu pigistatuna ja mõõka risti üle sadule. Ta raputas pead. Ma ei tea. Gaultier ja peakurat peatusid meie ees ja tulid hobuste seljast maha. Meie tegime sama. Bonjour, vanapagan, sõnas peakurat. Me kohtume taas. Vanapagan mühatas. Meil poleks tarvis kohtuda, kui su poeg sind minu vastu ei ässitaks, sõnas ta. Ah, mon ami, see on meie loomus. N'est-ce pas? Üksteisega rinda pista, võitlusoskusi lihvida, et kord, kui me paradiisi tagasi läheme võtma, oleksime oma parimas vormis, vastas punane kurat. Ta osutas käega vanapagana poole. Sa peaksid laskma selle kinni siduda. Vanapagan heitis pilgu käsivarrele. Mis see väike veri mulle teeb? Mühatas ta. Miski virutas mu peas seda kuuldes. Midagi, mida ma polnud raamatutest lugenud ega juttudest kuulnud, vaid mis oli elanud mu esivanemates ja elas ka minus. Midagi, mis oli mu keelel ja meelel, aga mida ma ei suutnud meenutada, kuidas ma ka ei pingutanud. Punane kurat naksutas keelt, vaatas korjustega üle kuhjatud piimajõge ja sõnas siis. Vanapagan, me mõlemad teame, et on vaid minutite küsimus, millal su grand mère väsib ja jõgi piimast tühjaks voolab. Miks sa väsitad vana naist seda moodi? Ei ta väsi nii kergesti, vastas vanapagan. Punase kuradi pilk langes akslile. Ja su vaene poeg, su viimane, kas pole? Vanapagana näost tõmbles väike lihas. Kas poleks hirmus, kui ta surma saaks? Punase kuradi pilk liikus viimaks minule. Ta tegi, nagu oleks mu väljanägemine talle hirmu teinud, kuigi ma olin ta riivamisi saadetud pilke tundnud juba mitmel korral. Madame, olete teie alles sõdelane? Maîtresse de l'enfer, sõnasin ma oma parimas prantsuse keeles. Kui me juba tiitleid jagame. Lausa hämmastav, mida paar lugemisnädalat mu sõnavaraga olid teinud. Ma olin sõna põrgu emand ära õppinud rohkem kui tosinas keeles. Nii igaks juhuks. Punase kuradi suu tõmbus hapule muigele. Terav keel läbirääkimistel ja raske käsi lahingus, sõnas ta. Kuigi barbaritele pidavat vere valamine meeldima. Ajasin lõua ette. Mu turvis oli vereprits meid täis ning mõõk ja ratsu tilkusid verest. Ja ma tundsin end suurepäraselt, nagu toominga õiekobar. Lähme nüüd äkki asja juurde, sõnas Aksel. Päike jõuab enne pool taevateed käidud,
kui sina viisakusväljenditest kaugemale jõuad. Prantsusmaa peakurat ajas end hobuse seljas sirgu ja vaatas Akslit pikalt. Pakun välja omad tingimused. Sina ja su isa annate alla ja ma võtan teie põrgu üle. Teie paharettidest ja põrgulistest saavad minu alamad ja nad jäävad ellu. Teie neljakesi. Ta tegi ringi meie kolme ümber ja näitas näpuga metsa poole, kus tema arvates vanaema istus. Aga peate surema. Vana kuradit ega tema sugu pole õige ellu jätta, nagu sa hästi tead. Aksel sättis kiivri peas otsemaks. Prantsusmaa peakuradil tundub olevat olukorrast vale arusaam. Ta näikse arvavat, et meil on võitlushimu otsas. Võitlushimu võib teil alles olla, aga keda teil pole, on võitlejad. Teie arv on kahanenud nii väikeseks, et olete pidanud isegi naised võitlusväljale tooma, lausus Gaultier. Ma turtsatasin. Peakurat vaatas minu poole. Ma naeratasin talle oma kõrgimat naeratust ja laususin oma parimas prantsuse keeles, et ka peakuradit ümbritsevad sõdalased minust aru saaks. Monsieur Gaultier näib olema arvamisel, et naised võitlusväljale ei sobi. Ometi kannab ta käes kindaid, mis varjavad tema häbistavat lüüasaamist naise käe läbi. Gaultier sisistas. Ma naeratasin veelgi laiemalt. Sina uiss, sülitas Gaultier minu poole. Sa pole isegi kurat, oled tavaline sugelik. Ja sina oled argpüks. Peidad end oma väe taha, lastes oma käsilastel ja sabarakkudel meiega võidelda. Kah mul vägede juhataja. Osatasin viimast sõna, et solvang Gaultierist, Gaultier, vägede juhataja prantsuse keeles, ja teda ümbritsevatest kuraditest mööda ei läheks. Gaultier haaras mõõga ja ründas. Enne kui ma sain midagi teha, oli vanapagan end meie vahele asetanud ja mõõk läks läbi tema turvise ja tungis ta seljast välja. Vanapagan langes põlvili. Aksel ja Prantsusmaa peakurat vaatasid teda jahmunult. Mu käsi tõusis ja mõõk vihises läbi õhu. Gaultieri pea langes kehast eraldatuna maha. Isa! Karjatas Aksel. Meie põrgulised olid valmis kuradeid ründama, aga Aksel tegi keelava käeliigutuse. Ta langes vanapagana kõrvale põlvili ja võttis mehe pea enda kätesse. Vanapagan oli elus, aga ta suust purskas verd. Merde, ütles peakurat. Ta taganes. Vanapagan vaatas naeratades Akslile otsa. Ta proovis midagi öelda, aga ma kuulsin ainult sõnu. Vana, veri. Siis jäi ta liikumatuks ja mu kõrvus hakkas kohisema. Aksel, mul on nii kahju, ütlesin ma vaikselt. Aksel asetas vanapagana maapinnale ja tõusis püsti. Ta vaatas Gaultieri maha raiutud pead. Prantsusmaa peakurat tegi veel ühe sammu tagasi. Ta neelatas ja vaatas meist mööda Piimajõe poole. Tuigerdasin püsti. Olgu neetud su uhkus ja impulsiivsus, Gaultier, ütles peakurat. Ta hüppas hobuse selga ja galopeeris minema. Ma vaatasin peakuradit ja siis jõge. Selle tase tõusis. Üks väike põrgupoiss, kes koos teiste võitluseks liiga noorte põrgulistega oli peamaja juurde jäetud, pressis end põrguliste vahelt minu ja Aksli ette. Lehmadel piim jookseb, kähistas ta hingetult. Aksel vaatas minu poole
ja seejärel Põrgulise poole. kõik vabad põrgulised lehmi lüpsma, hüüdis ta. Jõe tase hakkas silmapilkselt ja silmnähtavalt kerkima. teisele kaldale, enne kui hävitusloits tuleb, käsutas Aksel. ta haaras vanapagana ümbert kinni ja proovis teda tõsta. ta nägu muutus grimassiks. võtsin vanapagana ümbert kinni ja koos õrjetuga tirisime ta jõkke. Aksel lonkas meie järel. jõudsime vaevalt jõkke, kui rohulibled väänlema hakkasid ja meie suunas napsasid. paar põrgulist, kes veel kaldal olid, hakkasid karjuma, kui väänkasvud nad liiva sisse tõmbasid. mära oli jões. lükkasime õrjetuga vanapagana mära selga ja sumasime läbi lahustuvate kuradite pudru oma kaldale. seal asetasime vanapagana elutu keha liivale. surusin käed ta haavale ja vaatasin, kuidas veri mu sõrmede vahelt läbi jooksis. see segunes mu enda verega. ja siis jõudis reaalsus mulle kohale. needus oli murtud. Aksel langes minu kõrvale põlvili. ta silmad olid suured ja veekalkvel ja ta kurgus korises lein. vanapagana viimased sõnad kumisesid mu peas. ma tean, mis needusega oli tegemist, ütlesin ma. vereneedus, vastas Aksel. kõige lihtsam, kõige iidsem. uus ei saa enne tulla, kui vana läinud, sõnasin ma vaikselt. Aksel vaatas oma isa surnukeha. siis tõstis ta silmad minule. ma võtsin Aksli vigastamata käest kinni ja pigistasin seda. sa ei saa enam lahkuda, ütles Aksel. sa oled nüüd põrgu uus veri ja igaveseks siia määratud. ma tean. ja ma arvan, et see sobib mulle. sest siin oled sina ja ööviu ja õrjetu ja vanaema ja terve hulk piima meie ja teiste põrgute vahel. vanapagana ärasaatmine oli kurb ja pidulik. ta asetati kõrgele puuriidale ja pahareti plikad tantsisid selle ümber, kergest siidist lindid õhus virvendamas. põrgulised tagusid trumme ja ulgusid leinalaulu. vanaema, Aksel ja mina seisime puuriida ees. kui põrgulised vaikisid ja paharetid seisma jäid, tõstis Aksel süüdatud tõrviku ja heitis selle puuriidale. tema ilmet oli võimatu kirjeldada ja ta ei lausunud ühtegi sõna. puuriit põles sekunditega tuhaks ja vanapaganast ei jäänud järgi ei luud ega hammast. pärast tseremooniat läksin ma oma majja ja tulin sealt välja koos teravaotsalise puuvaia ja linast kotiga. kõndisin üle puusilla ja mõõtsin samme remmelgast munakiviteeni, mis peamaja juurde viis. poole maani jõudnud asetasin vaia maha ja kopsisin selle kotist võetud haamriga sügavale maa sisse. seejärel teritasin vaia ülemise otsa samuti kotist võetud noaga teravaks. põrgulised uudistasid mind hoonete vahelt. vanaema oli aida ette istunud, kepp käes. Aksel tuli minu juurde. mida sa teed? küsis ta vaikselt.
ma tõstsin koti üles ja tegin selle suu pärani lahti. Kas sina või mina? Küsisin ma sama vaikselt. Aksli ninasõõrmed värelesid, kui ta nägi, mis kotis oli. Sina, vastas ta, ja peakõne ka. Ta tegi käega kutsuva liigutuse ja põrgurahvas kogunes meie ümber. Ööviu ja õrjetu talutasid vanaema esimesse ritta. Ma sirutasin käe kotti ja tõmbasin sealt välja Gaultieri maha raiutud pea. Seda sarvist hoides tõstsin pea kõrgele ja näitasin seda kõigile. Olgu see hoiatuseks nii meile kui kõikidele kuraditele ja saatanatele ja teistele olenditele, kes meie põrgusse tulevad. Me kaotasime juhi, ent me ei kaotanud sõda. Ma seadsin Gaultieri pea vaia otsa ja keerasin ta näo remmelga poole. Siis vaatasin ma Aksli otsa. Sinu kord, sõnasin ma. Me valitseme põrgut kahekesi. Aksel vajutas Gaultieri sarvede vahele ja kuradi pea raksatas vaia sisse. Ta ütles lühikese loitsu ning Gaultieri näolt kadusid kõik roiskumis- ja lagunemismärgid. Me ei unusta, ütles Aksel, ja me ei anna alla. Ta käsi puudutas mu peopesa ja meie sõrmed põimusid üksteise ümber. Põrgu rahva kurgust kõlas sünge, uhke möire ja vanaema huultel mängles vaevu aimatav naeratus. Aitäh, ütles ta kuuldamatult. Ma mõtlesin pikalt, mida Aino ja Margusega teha. Kas näidata end neile uhketes riietes, panna nad kadedust tundma, sõita põrgutõlla kolinal keset päeva taluõuele ja hirmutada nad poolsurnuks, teeselda ülevoolavat lahkust ja heatahtlikkust. Lõpuks valisin ma vaiksema tee. Ühel sügisööl, aasta pärast pööripäeva lahingut, astusin ma kuuldamatult Laubertite magamiskambrisse. Nad mõlemad magasid. Voodi kõrval rippus kätki ja sellest kostis vaikset nohinat. Ma vaatasin seal magavat väikest tüdrukut. Tal olid linavalged juuksed, Aino sirge nina ja Marguse pruntis huuled. Ettevaatlikult asetasin kätkisse pika ehtekarbi ja selle peale kokku murtud kirja. Kallis Aino, soovin sulle südamest õnne väikese Madle sünni puhul. Ta on igati armas tüdruk ja minu ootuseks on, et temast kasvab sama virk ja kaval naine, nagu sina oled. Tal on 2 riuklikku vanemat ees, nii et tema väljavaated on üsna head. Sa valisid oma lapsele tublid ristivanemad, aga ma loodan, et sa ei pahanda, kui ma enda ise lisaristiemaks valin. See võib sulle kummaline tunduda, aga ma kinnitan sulle, et ma ei pea sinu ega Marguse peale viha. Kui teie 2 mind reetnud poleks, ei oleks minust kunagi põrgu emandat saanud. Tänutäheks annan ma Madlele ehte, millest ma loodan, et ta seda kalliks peab. See saab teda tulevikus aitama ja jääb tema kaasavaraks. Nii on tema elu kindlustatud ja ta ei pea tegema valikuid, mis sulle osaks langesid. Olge üksteisele head kaasad ja elage pikalt ja õnnelikult. Sinu südamesõsar Eeva. Kummardasin end Madle kõrva kohale ja sosistasin talle kõrva. Kui sul kunagi minu abi peaks vaja minema,
tule järve äärde 5 teeristile ja hüüa mu nime 3 korda. Küllap ma siis tulen ja sind aitan. Lahkusin kambrist. Ma olin kirjast välja jätnud, et keegi ei saanud karbis olevaid ehteid madlest kaugemale viia kui 20 küünart. Kui seda tehakse, muutuvad ehted siugudeks, mis karbist välja kargavad ja varast nõelavad. Ja siis maagiliselt tagasi ehteks muutuvad ja madle juurde lähevad. Eks näeme, mitu korda uss Margust või Ainot nõelama peab, enne kui nad sellest õpivad. Te kuulsite viimast osa Häli Kivisilla ulmejutust Siidisärki kuldakörti. Me kohtume taas, kui suur suvi lõppema hakkab ja siis jõuavad teieni mõned metsa- ja rabavaikuses sisse loetud õudsed lood. Seni jagage meid sotsiaalmeedias oma sõprade ja vaenlastega ja võimalusel hakake meie toetajaks lehel patreon.com/tumedad tunnid. Kõhedate kuulmisteni!